Nii, no tere kõigile ja nii tore on, et teid on siin nii palju vaatama tulnud ja ühel päeval tuleb siis see hetk, mil sa saad aru, et sa ei saa enam niimoodi edasi elada. Pidevalt väsinuna, pidevalt asjade poolt mõjutatuna, kõik see, mis ei tohiks sinu üle üldse võimu omadagi. Ja võib-olla oled sa juba aastaid tundnud, et sul pole oma tunnete üle kontrolli, et iga pisiasi, kellegi öeldud sõnad, tehtud teod või lihtsalt see, et asjad ei lähe sulle soovitud viisil, mõjutavad su tuju ja elu. Võib-olla oled oma õlgadel kandnud nähtamatuid raskusi, mis polegi kunagi sinu omad olnud. Sa ärkad juba hommikul pinges, oodates stressi. Sa mängid peas läbi üha jälle neid vanu vestlusi, jääd kinni asjadesse, mida ei saa muuta ja langed uuesti samadesse tsüklitesse. Ületähtsustamine, ülemõtlemine, ülereageerimine, seni kuni tunned ennast kontrolli kaotamas. Mõnikord on see lihtsalt tunne, mis ei kaogi ära. Ärevuse allhoovus, mis ei valluta sind täielikult, aga on kohal piisavalt, et sind pantvangis hoida. Ja vot siis sa mõtled, ma vist lähen hulluks. Sest keegi normaalne ei laseks enda asjadest nii palju mõjutada. Sa oled emotsionaalselt ebastabiilne ja see tsükkel ei lõppe. Arvad, et kõik on jälle hästi, aga järgmisel hetkel tundub, et maailm variseb kokku. Ja sügaval sisimas sa tead, et asi ei ole ainult teistes inimestes. See pole vaid selles, kes sind on haavanud või alt vedanud. See on tegelikult sinus. Selles, kuidas sa oled andnud kõigile ligipääsu oma rahule, oma mõtetele, oma tunnetele ja selles, kui karm sa oled iseenda vastu olnud. Selle emotsionaalse Ameerika mägede hind on aga kõrge, sest see mõjutab su suhteid, sest inimesed ei tea mitte kunagi, millise versiooni nad sinust saavad. See mõjutab su tööd, sest keskendumine hajub sisemise kaose alla. Ja see õõnestab ka su enesekindlust, sest sa ei tea, kas sa saad enda peale loota või mitte. Ja kõige hullem on aga see, et see röövib su kohalolu. Sul puudub võime kogeda elu hetkes, et sa oled hoopis lõksus mineviku ja tuleviku mõtetes. Ja sa oled proovinud kindlasti erinevaid lahendusi, võib-olla oled proovinud tundeid alla suruda, aga need purskavad hiljem veel tugevamalt välja, võib-olla otsid teiste heakskiitu, lootes, et see vaigistab su sisemist tormi, või üritad ise kõike kontrollida, uskus, et siis lõpuks ometi leiad sa rahu. Aga need strateegiad ei tööta, sest need tegelevad kõik sümptomite, mitte põhjusega. Ja sa ei ole katki, sa ei ole liiga tundlik, sa ei ole lootusetu. Sa oled lihtsalt harjunud reageerima üle ja see on muster, mida saab muuta. Ja minu nimi on Jane ja see oli siis sissejuhatus tänasele webinarile. Miks me laseme kõigel endast niivõrd palju mõjutada välisest? Ja millest ma sulle siis täna räägin? Esiteks ma näitan sulle, kuidas lõpetada väikeste asjade tõttu oma terve päeva rikkumine, kuidas lõpetada enesesabotaaž, kuidas seada tervislikud piirid ilma süütunnet tundmata, kuidas eristada tõelist süüd manipuleerimisest, kuidas murda ülemõtlemise tsüklit ennem veel, kui see kontrolli alt väljub, kuidas lõpetada kõige isiklikult võtmine ja vabaneda emotsionaalsest reaktiivsusest, kuidas tuvastada toksilisi mustreid oma suhetes ja kuidas lahkuda ilma neid kahjustamata. Kuidas saada rohkem kontrolli enda üle ja tunda ennast iga päev paremini, kuidas viia oma mõtteviis ohvri rollist enesearmastusse, kuidas õppida emotsionaalse eemaldumise kunsti ehk kuidas olla rahulik ilma tuimaks muutumata. Ja kuidas liikuda edasi süütundeta ja tundmata vajadust oma arengut teistele selgitada. Pea meeles, sa ei ole nõrk, kui tunned sügavaid tundeid või mõtled üle, aga sa pead lõpetama selle enda ärakasutamise laskmise.
Sa ei ole isekas, kui sa valid iseennast, aga sa pead lõpetama selle pärast vabandamise. Sa ei ole südametu, kui sa kõnnid eemale sellest, mis sind enam ei teeni, aga sa pead lõpetama enda vabandamise inimestele, kes nagunii sind ei mõista. See on sinu murdepunkt täna siin. Ja nüüd vaatame kõik, miks sind nii sügavalt mõjutab ja kuidas sind selleks lõpuks siis vabastada. Esimene teema siis. Miks sa lased kõigel ennast mõjutada? Probleemi juur on see, et miks sa tunned kõike nii sügavuti. Ja oled sa kunagi mõelnud, miks teatud asjad mõjutavad sind rohkem kui teisi inimesi? Miks mõni lihtne kommentaar, pilk või kellegi hääletoon jääb sinusse tundideks, vahel isegi päevadeks? Miks sinu tunded on nii tugevad, et nad võtavad su täielikult üle, jättes su kurnatuna, ülemõtlejaks ja ülekoormatuks? Kui sa oled nii mõelnud, siis tead, sa ei ole üksi. Mõned inimesed lihtsalt tunnevad maailma natukene sügavamalt ja see ei ole nõrkus ega liigne tundlikkus. See on lihtsalt viis, kuidas sina maailma koged. Aga sügavalt tundvad inimesed ei liigu elust lihtsalt läbi. Nad neelavad selle endasse. Iga vestlus, iga kontakt, iga hetk puudutab neid väga sügavalt. Ja see võib olla küll ilus, sest võimaldab sul luua väga tähendusrikkaid sidemeid. Sa märkad väga väikseid asju ja koged emotsioone viisil, mida teised võib-olla kunagi täielikult ei mõista. Aga see võib olla ka kurnav. Kui sa tunned kõike nii sügavalt, siis ei ole rasked hetked lihtsalt rasked, vaid need on kõike haaravad. Lihtne arusaamatus võib tunduda nagu tagasilükkamine, väike viga muutub enesekahtluse spiraaliks, kellegi mööda minnes öeldud lause jääb sinuga, kuigi nad ise on selle juba ammu unustanud. Ja mõned inimesed lihtsalt on loomult rohkem häälestunud emotsioonidele. Nad märkavad detaile, mida teised ei märka. Nad tajuvad hääletooni ja kehakeelt ning töötlevad kogemusi viisil, mis muudab need palju suuremaks. Lisaks mängivad siin muidugi rolli ka lapsepõlve kogemused. Kui sa näiteks kasvasid üles keskkonnas, kus emotsioone ei aktsepteeritud, siis õppisid sa neid üle analüüsima, et nendest aru saada. Ja kui sa pidid pidevalt jälgima teiste tujusid, arenes sul välja ülitundlikkus kõige suhtes enda ümber. Probleem ei ole selles, et sa tunned väga sügavalt. Probleem on selles, et sa ei oska seda endas välja lülitada. Sa ei koge ainult enda tundeid sügavalt, vaid neelad endasse ka teiste emotsioone. Sa astud ruumi ja tunned kohe selle energiat. Kui keegi on endast väljas, sa tunned seda. Või kui keegi käitub natuke teistmoodi, sa märkad seda kohe. See on nagu emotsionaalne radar, mis on sul kogu aeg sisse lülitatud. Ja vot selle tundlikkuse juures on üks suurim väljakutse süütunne, sest sa tunned süüd, et sa hoolid liiga palju, süüd, et sa võtad asju liiga isiklikult, süüd, et sa ei suuda lihtsalt lahti lasta, nagu teised ütlevad, ja kuna sa tunned nii sügavalt, võid sa tunda end isegi vastutavana selle eest, kuidas teised ennast tunnevad. Ehk siis sa annad rohkem, kui sul tegelikult jagub, et säilitada iseenda rahu, aga iseenda arvelt. Ja mis on siis tundlikkuse hind, kui me hoolime liiga palju, see muutub kurnavaks. Hoolimine peaks olema midagi head, sest see on inimlikkuse alus. See aitab meil luua sidemeid, armastada ja kogeda sügavaid suhteid. Aga mis saab siis, kui me hoolime kellestki ja see muutub millekski, mis sind hoopis kurnab? Kui see tundub kui emotsionaalne koorem, mida sa enam maha panna ei jaksa, kui sa hoolid nii väga, mida teised arvavad, kuidas nad end tunnevad, mida nad vajavad, et lõpuks tunned sa end ise tühjana,
väsinuna, tähelepanuta jäetuna. Ja neile, kes tunnevad väga sügavalt, näib elu nagu lõputu emotsionaalne investeering. Sa panustad kogu oma südamega, nii suhetesse, sõprustesse, isegi mööduvatesse hetkedesse võõrastega. Sa annad oma aja, energia ja tunded ilma kõhklusteta. Ja ometi selle asemel, et tunda end täidetuna, tunned sa end hoopis väsinuna, ära kasutatuna või isegi kibestuna. Ja see pole nii, et sa ei taha hoolida, sa lihtsalt ei oska lõpetada, isegi kui see sind kahjustab. Hoolimisel on oma hind ja see hind on tihti sinu enda emotsionaalne heaolu. Ja kui sa nüüd asetad pidevalt teised esikohale, jääb sulle endale väga vähe alles. Su enda vajadused, tunded ja soovid lükkuvad tahaplaanile. Sa ütled endale, et see on okei, sest teiste õnn on seda väärt. Aga sügaval sisimas kurnab see sind. Aja jooksul jätab see sind tühjaks, just kui sa annaksid pidevalt, aga vastu ei saaks mitte midagi. Mina ise olin sellises olukorras oma abielu 25. aastal, kui ma olin kõik see aeg pidanud oma lapsi, pere ja kodu esiplaanil, esikohal ja ennast tahaplaanile jätnud. Ja lõpuks olin mina seest täiesti tühi ja õnnetu. Üks suurimaid raskusi liiga suure hoolimise puhul on emotsionaalse vastutuse kandmine. Sa tunned end vastutavana selle eest, et teistel oleks kõik hästi. Kui sa ei suuda nende probleeme lahendada, tunned ennast süüdi. Sa võtad teiste emotsioonid enda kanda ja kui nemad kannatavad, tundub, et see on sinu ülesanne nende elu paremaks muuta. Aga tõde on see, et sa ei saa kõiki teisi päästa. Sa ei saa teiste emotsionaalseid koormaid kanda ja samal ajal ise ka tervena püsida. Ükskõik kui palju sa hoolid, teiste inimeste õnn ei ole sinu vastutus. Ja kui sa usud, et see on nii, siis viid sa lihtsalt ennast vältimatu kurnatuseni. Kui sina arvad, et sa suudad kõiki päästa, siis see hävitab su. Ja veel üks varjatud hind sellel suurel hoolimisel on see, kuidas sa pidevalt ennast üle koormad. Sa ütled jah, kuigi tahaksid öelda ei. Sa ilmud kohale inimeste jaoks, kes sinu jaoks ei teeks sama. Sa pingutad üle oma piiride, sest sa ei taha kedagi alt vedada. Aga mis juhtub siis, kui sinu karikad on tühjad? Sa jääd vaimselt kurnatuks, emotsionaalselt õrnaks ja vahel isegi füüsiliselt läbi. Ja mis veel kõige kurvem, mõnikord ei pane need inimesed, kelle nimel sa oled ennast ohverdanud, isegi tähele, mida sa oled nende jaoks teinud. Ehk siis liigne hoolimine teeb sind haavatavaks. Kui inimesed näevad, et sa oled alati olemas, alati abiks, alati hoolid, siis mõned hakkavadki seda eeldama, mitte hindama. Nad arvavad, et sa oled alati käepärast võtta, ükskõik kuidas nad sind kohtlevad. Ja kuna sa hoolid, siis sa talud ka rohkem, kui peaksid. Sa õigustad nende käitumist, mis tegelikult sind haavab. Ja sa jääd alati ühepoolsetesse suhetesse, sõprusesse ja olukordadesse, mis jätavad sind nähtamatuks ja väärtustamata. Ja siin on karm tõde see, et sina hoolid inimestest, ei tähenda seda, et nemad hoolivad sinust samamoodi. Ja see taipamine teeb haiget, ma tean. See toob vaikselt lausa kibestumist, läbipõlemist ja emotsionaalset väsimust. Sa tunned end kurnatuna just nende suhete tõttu, mida varem kalliks pidasid. Kui sina hoolid piirideta, kannad sa lõpuks kõigi teiste emotsionaalset raskust enda õlgadel, samal ajal kui sul endal on raske ise ennast koos hoida. Ja probleem pole ainult inimestes, vaid kõiges. See, kuidas sa lased elul ennast üle koormata. Sinu tavaline päev on kellegi teise unistus. Mõtle sellele, kas sul on olnud päevi, mil läks midagi valesti, aga see ei häirinud sind. Võib-olla sa isegi naersid selle üle või liikusid edasi. Ja teistel päevadel ajab sind mõni väike asi niimoodi endast välja. Erinevus ei ole tegelikult olukorras,
vaid sinu vaimses seisundis, kui see juhtub. Kui sa ei tunne oma tundeid lõpuni nende tekkimise hetkel, siis nad ei kao mitte kuhugi. Nad kuhjuvad ja ladestuvad sinu kehas. Ja kui neil pole väljapääsu, otsivad nad esimese võimaluse esile tulla. Sellepärast võibki mõne väga väikese mõttetu asja nagu, telefoni maha kukkumine lõppeda lihtsalt pisaratega. Sest asi polnud tegelikult telefonis, asi oli kõiges selles, mida sa oled juba varem enda sees hoidnud. Ja kui meie aju on ülekoormatud, käivituvad emotsionaalsed reaktsioonid, mis on seotud sügavamate haavadega. Meie reaktsioonid ei ole ainult hetke emotsioonid. Need on mõjutatud kõigist sarnastest kogemustest, mida me oleme varasemalt läbi elanud. Ja kui keegi näiteks lõikab sulle liikluses ette, suksab ette autoga, võib see tunduda kui tõestus, et inimesed on isekad. Kui keegi ei vasta näiteks su sõnumile kohe, kui sina saatsid sõnumi, võib see tunduda tagasilükkamisena. Need reaktsioonid ei ole alati loogilised, aga neid juhivad meie alateadlikud uskumused ja lahendamata haavad. Ja asja teeb keerulisemaks ka see maailm, kus me elame. Me oleme pidevas infofoos, pidevas võrdlemises, pidevas surve all, et kogu aeg on vaja midagi saavutada. Sotsiaalmeedia näitab inimesi, kes teevad rohkem, kes saavutavad rohkem, kes elavad paremini. Töö ootab meilt pidevalt kättesaadavust. Ühiskond ütleb, et me ei paranda ennast pidevalt, siis me oleme kohe läbi kukkunud ja nii edasi. Probleem pole ainult inimestes ja mõtetes, vaid ka selles, et meie elu on muutunud lõputuks sisendi ja ootuste ja nõudmiste jadaks. Ja kui meie mõistus on selle pideva infomüra all üle koormatud, siis ta ei lülitugi välja. Ta lähebki üle koormusesse ja just siis hakkabki kujunema sellest päris vangla meie enda mõtetest, mis töötlevad, närivad ja võimendavad seda kõike seni, kuni see meid täielikult enda alla neelab. Kuidas siis lõpetada see liigne reageerimine? Oluline on teada, et sa ei pea vastama kõigele. Üks olulisemaid samme emotsionaalse vabaduse suunas on mõistmine, et sa ei pea kõigele reageerima. Mitte iga kommentaar ei vääri vastust, mitte iga olukord ei nõua sekkumist, mitte iga emotsioon ei ole tõde. Osa sisemisest rahust tulebki teadmisest, et sul on valik. Sa ei pea alati osalema, sa ei pea alati selgitama, sa ei pea alati reageerima. Kui sa oled harjunud üle reageerima, tundub see mõte peaaegu võimatu. See, mida keegi ütleb või kuidas keegi sind kohtleb, tundub automaatselt isiklikuna. Sa tunned vajadust end kaitsta, tõestada midagi, lahendada kõike, saada aru, miks. Aga igale asjale reageerimine kurnab sind. Sa annad oma energiat inimestele ja olukordadele, mis seda ei vääri. Sa loobud rahust ainult selleks, et säilitada kontrolli illusioon. Mõtle hetkeks, kui palju kordi päevas sa lased oma rahulolul sõltuda millestki, mida sa ei saa ise kontrollida. Kui palju mõtteid kulub sul sellele, mida keegi teine tegi või jättis tegemata? Kui tihti lased sa kellegi teise käitumisel dikteerida oma enda meeleolu? Reageerimata jätmine ei ole nõrkus. See on enesedistsipliin. See on julgus öelda, ma ei lase sellel ennast mõjutada. Reageerimata jätmine ei tähenda, et sa ei hooli. See tähendab, et sa hoolid endast rohkem kui sellest, mida sa ei saa muuta. Sa võid harjutada näiteks vaikusesse astumist. Kui keegi provotseerib sind, siis peatu, hinga sügavalt sisse ja küsi endalt, kas see on väärt minu rahu kaotamist? Enamasti ei ole. Inimesed ütlevad asju oma haavade ja hirmude pealt, mis ei ole sinuga üldse seotud. Enamikel juhtudel ei ole see, mida nad teevad või ütlevad, üldse sinuga seotud. See on peegeldus neist endist, mitte sinust. Ja suurim vägi
peitub su võimes jääda rahulikuks olukordades, kus sa varem oleksid plahvatanud. Kui sa õpid mitte reageerima kohe, hakkad sa nägema, kui palju olukordi laheneb iseenesest. Sa mõistad, kui palju energiat sa oled kulutanud asjadele, mis ei ole seda üldse väärt. Vaikus on tugevus. Vaikus annab sulle tagasi enesekontrolli. Kuidas siis lõpetada ülemõtlemine enne, kui see kontrolli alt väljub? Ülemõtlemine on nagu vaimne labürint. Sa sisened sinna, otsides pidevalt vastuseid, aga mida kauem sa sees viibid, seda rohkem sa ära eksid. Sa küll analüüsid iga sõna, iga pilku, iga olukorda, justkui peituks seal mingi varjatud tõde. Sa veedad tunde, mängides peas läbi stsenaariume, mis enamasti mitte kunagi ei juhtu. Ja selle kõige lõpus pole sul rohkem mitte mingit selgust, pigem rohkem ärevust. Ülemõtlemine ei ole probleem, mis tekib lihtsalt mõtlemisest liiga palju. See tekib uskumusest, et sa lihtsalt mõtled piisavalt, et kui sa mõtled piisavalt palju, siis leiad lõpuks kontrolli või rahu. Aga sa ei leia. Sa võid mõelda päevade viisi, aga mõni asi jääbki ikka arusaamatuks. Mõni inimene ei selgita ainult mitte kunagi. Mõni olukord ei paku mitte kunagi lõpetust. Ja mida rohkem sa sellele keskendud, seda rohkem sa oma haavasi lahti kisud. Kui tahad ülemõtlemise tsüklit murda, pead esmalt märkama, kui see toimub. Sa pead end tabama sellel hetkel, mil su mõtted hakkavad keerlema ja endale ütlema, see ei vii mind mitte kuhugi edasi. Isegi kui see tunne on väga tugev ja peas tundub kõik nüüd ülioluline, sa pead lubama endal kõrvale astuda. Mitte iga küsimus ei vaja vastust, mitte iga tunde taga ei peitu mõni sügavam tõde. Hea viis ülemõtlemise katkestamiseks on iseendale mõttes öelda, ma annan sulle 3 varianti. Esiteks, mida ei saa kontrollida, ma ei saa kontrollida, mida teised mõtlevad. Teised mõtlevad nagunii seda, mida nad tahavad. Teiseks, kõik, mida ma tean, põhineb oletustel. Ehk siis sul puuduvad konkreetselt faktid, sa lihtsalt oletad ja see on täiesti mõttetu. Ja 3, kui see on oluline, siis selgub see ka ilma selleta, et ma peaksin selle üle vaeva nägema. Ehk siis ükskõik, mis oluline vastus sulle peab tulema, see tuleb nagunii. Sa ei pea selleks pingutama. Ehk siis luba oma ajul puhata. Kui sa märkad, et sa hakkad oma peas jälle analüüsima mingit vestlust, mis on juba ammu möödas, siis peata ennast. Tee midagi füüsilist näiteks, mine jalutama, hinga sügavalt, vaheta keskkonda. Igasugune liikumine aitab ajul välja murda vaimsest mustrist. Ja pea meeles, sina ei ole sinu mõtted, sul on su mõtted. Ja mitte iga mõte, mis pähe tuleb, pole väärtuslik ja tõde. Ja mida rohkem sa harjutad lahti laskmist, seda lihtsamaks see muutub. Ja alguses tundub väga võõras mitte reageerida, sest sa oled seda kogu aeg teinud. Mitte mõelda kõike lõpuni, sest sa oled seda kogu aeg teinud. Aga ajapikku muutub see vabaduseks. Ja selles vabaduses saad sa tagasi ka kõige tähtsama, iseenda sisemise rahu. Kuidas siis piire seada ilma süütundeta? Väga paljud meist tunnevad ennast süüdi, kui nad ütlevad ei. Nad tunnevad süüdi, kui nad seavad mingeid piire. Tunnevad süüdi, kui valivad iseennast. Sest meile on õpetatud, et olla hea inimene tähendab seda, et sa oled alati kättesaadav, alati abivalmis, alati leplik. Et kui sa hoolid, siis sa ei ütle ju mitte kunagi ei. Aga see, et sa sead piire, ei tähenda, et sa oled halb inimene. See tähendab, et sa hoolid ka iseendast. Piiride seadmine ei ole ebaõiglane, see on vajalik.
ilma nendeta muutud sa kõigile kättesaadavaks, aga iseendale nähtamatuks. Sul on alati õigus öelda, ma ei saa sellega hetkel tegeleda või ma vajan aega iseendale või et see ei sobi mulle. Need ei ole ebaviisakad vastused, need on ausad vastused. Süü, mida sa tunned, kui sa ütled ei tähenda, et sa oled midagi valesti teinud. See tähendab vaid seda, et sa oled harjunud alati ennast viimaseks jätma. Ja kui sa oled kogu elu teiste vajadused enda omadest ettepoole seadnud, tundub nüüd järsku enda ees seismine alguses väga isekana. Aga see ei ole isekus, see on enesearmastus. Ja kui meie seame piire, siis me õpetame ka teisi, kuidas meid kohelda. Kui sa ütled alati jaa, isegi kui see sind kurnab, siis inimesed harjuvadki sellega ära. Nad ei näe su piire, sest sina pole neid näidanud neile. Kui sa nüüd hakkad ausalt ja rahulikult ennast kehtestama, näitama, mida sa vajad ja mida sa ei saa anda, siis tekib sinu suhetesse rohkem selgust ja austust. Isegi ka siis, kui teised seda alguses vastu ei võta. Pea meeles, sina ei pea oma piire teistele põhjendama. Piir on piir, isegi kui teised seda ei mõista. Ja iga kord, kui sa ütled ei millelegi, mis ei teeni sind, ütled sa jaa oma enda rahule. Iga kord, kui sa keeldud ennast tühjaks andmast, jääb sinusse ruumi, mis saab täituda rõõmu, tasakaalu ja enesekindlusega. Piiride seadmine ei eralda sind teistest, see toob sind iseendale lähemale. Kuidas siis eristada tõelist süüd ja manipuleerimist? Süü võib olla ka kasulik tunne. See võib sulle märku anda, kui sa oled käitunud viisil, mis on olnud kellelegi haiget tegev või ebaõiglane. See võib kutsuda esile kaastunnet ja soovi parandada oma käitumist. Aga on olemas ka teist sorti süü, mis ei tule sinu seest, vaid on kellegi teise poolt esile kutsutud, et sind kontrollida. Ja vot see ei ole tõeline süü, see on manipuleerimine. Tõeline süü tekib siis, kui sa oled tõepoolest oma tegudega kellelegi teise heaolu kahjustanud, kas teadlikult või kogemata. See tunne on sisemine ja motiveerib sind vastutust võtmas ja vajadusel kas vabandama või olukorda parandama. Aga nüüd see teine manipulatiivne süü ei põhine sinu käitumise tegelikul mõjuanalüüsil. See põhineb hoopis kellegi teise ebamugavusel sinu valikute ees. See tekib siis, kui sa ütled ei ja keegi teine reageerib solvumise või vaikimise või nurisemise või süüdistamisega. Nad ei soovi, et sa oleksid sina ise. Nad tahaksid, et sa alluksid nende vajadustele. Ma toon sulle paar näidet manipuleerimise kohta. Sina näiteks ütled, et sul ei ole aega kohtuma tulla ja tema ütleb selle peale, sa oled nii muutunud. Sina näiteks sead endale piiri ja tema vastab selle peale. No kui sa minust päriselt hooliksid, siis sa ei ütleks nii. Sina väljendad mingit omaenda tunnet, aga tema vastab selle peale, sa oled nii dramaatiline. Need ei ole konstruktiivsed reaktsioonid. Need on katsed panna sind ennast süüdi tundma. Et sa loobuksid omaenda vajadustest ja läheksid tagasi sellesse rolli, kus sul on absoluutselt alati on kõik sinu puhul lubatud. Ja kuidas siis sellest vahet teha? Küsi endalt. Kas ma tõesti usun, et ma tegin midagi valesti või ma olen lihtsalt hirmul, et mind ei armastata, kui ma seisan enda eest? Või küsi, et kas see süü tuleb ikka minu seest või see on mulle peale surutud?
Või küsi, et kas ma tunnen vajadust olukorda parandada, sest hoolin teise tunnetest rohkem või lihtsalt tahan mingit ebamugavust vältida. Kui süü on sisemine ja põhineb sinu väärtustel, siis see on tõenäoliselt tõeline süü. Kui see on põhjustatud teise inimese reaktsioonidest sinu isiklikele piiridele või vajadustele, on see manipuleerimine. Nüüd õppides seda eristama, saad sa jälle tagasi oma hääle ja oma väe. Sa mõistad, et sa ei ole halb inimene, kui teed valikuid, mis sulle rahu toovad. Sa ei pea igaühe meele järgi elama, et olla hea. Sa võid olla ka lahke, aga samas enesekindel. Sa võid ka hoolida, aga mitte loobuda endast. Süü ei tohiks kunagi olla sinu valikute juht. Tõde ja sisemine selgus peaksid olema need, millele sa järgned. Aga kuidas siis katkestada ülemõtlemist ja enese saboteerimise tsüklit? Enese saboteerimine ei näe alati välja nagu teadlik enesele jalga tulistamine. Tihti on see palju salakavalam. See on asjade edasilükkamine, see on kahtlemine iseendas. See on iga kord, kui sa ütled endale, et sa veel ei ole valmis, sa ei ole veel piisavalt hea, et keegi teine teeks seda paremini. See on sinu sisemine hääl, mis hoiab sind tagasi ja veenab sind, et veel mitte, võib-olla kunagi hiljem, või see pole äkki üldse minu jaoks. Ülemõtlemine ja enese saboteerimine käivad väga tihti käsikäes. Mida rohkem sa mõtled, seda rohkem sa kahtled. Ja mida rohkem sa kahtled, seda väiksemaks sa iseennast teed. Ja see tsükkel on kurnav, sest mitte ükski ülemõtlemine ei vii sind edasi. Sest selle taga on hirm, mitte selgus. Ja enese saboteerimine algab tihti sellisest uskumusest, et sa ei vääri paremat. Või et edu tähendab, et kaotad midagi muud, no näiteks rahu, suhte või kontrolli. Ja seetõttu loobki sinu alateadvus takistusi, mis tunduvad nagu ratsionaalsed põhjused, aga tegelikult on need varjatud hirmud. No näiteks, sa võid öelda või mõelda enda kohta, et ma lihtsalt ei tunne ennast täna produktiivselt. Või siis, et ma tahan veel natukene valmistuda. Või et see toode või teenus pole veel päris täiuslik. Tegelikult on need kõik hirmuvarjud. Ja et katkestada see tsükkel, pead sa kõigepealt märkama oma mõtteid ja neile vastu hakkama, ehk siis küsima endalt, kas tõesti see mõte praegu minu peas toetab minu kasvu või hoopis hoiab mind paigal. Või kas see hirm on fakt või on lihtsalt oletus? Või mis oleks halvim, mis saaks juhtuda, kui ma praegu selle ära teeksin? Ja kas ma saaksin sellega hakkama? Alusta väikestest sammudest. Tee midagi ebatäiuslikult, aga tee see ära. Ja iga kord, kui sa tegutsed hirmust hoolimata, tõestad sa endale, et sinu sisemine hääl eksis. Sa ei pea end valmis tundma, sa pead lihtsalt alustama. Muuda oma sisekõnet. Asenda näiteks see, et ma ei suuda seda, mõttega, et ma ei tea veel kuidas, aga ma õpin. Ja asenda see lause, et ma ei ole piisav, hoopis selle mõttega, et ma arenen ja vot sellest piisab. Iga kord, kui sa murrad seda tsüklit, valid sa tegutsemise, ülemõtlemise asemel, eneseusu, enesekriitika asemel. Ja sa muudad oma elu suunda iseenda poole, oma potentsiaali poole, oma rahu poole. Kuidas siis lõpetada kõige isiklikult võtmine ja vabaneda emotsionaalsest reaktiivsusest? Kui sa võtad kõike väga isiklikult, muutub su elu väga raskeks.
Iga pilk, kommentaar, vaikus või käitumine tundub nagu hinnang sinu väärtusele. Sa tõlgendad asju mitte nii, nagu need on, vaid nii, nagu sa end parasjagu tunned. Ja kui sa oled ebakindel või emotsionaalselt väsinud, näed ohtu ka seal, kus seda tegelikult ei ole. Aga siin on tõde. Inimesed ei mõtle sinust nii palju, kui sina arvad, et nad mõtlevad. Enamik inimesi on keskendunud iseenda probleemidele, muredele ja sisemisele kaosele. Nad ei tegutse sinu vastu, nad tegutsevad enda sees ja nende käitumine peegeldab tegelikult nende enda sisemaailma, mitte sinu väärtust. Emotsionaalne reaktiivsus tähendab, et sa lased oma tunnetel end juhtida enne, kui su mõistus jõuab olukorda selgelt hinnata. Sa plahvatad, sulgud, nutad või tõmbud tagasi, sest su keha ja meel on õppinud reageerima automaatselt. See ei ole sinu süü, see on harjumus. Aga nagu iga harjumus saab ka seda muuta. Ja võti seisneb teadlikkuses. Järgmine kord, kui sa tunned, et keegi sind solvab näiteks, siis peatu. Küsi endalt. Küsi, kas see on tõesti isiklik? Kas mul on piisavalt infot, et teha kindlaid järeldusi? Äkki tuleb see tunne hoopis minevikust, mitte praegusest hetkest. Kui sa õpid nägema neid olukordi objektiivsemalt, hakkad mõistma, et enamike emotsioonide taga on sinu enda tõlgendus, mitte tegelikkus. Sa ei kontrolli, mida teised teevad, aga sa saad õppida kontrollima, kuidas sina reageerid. Üks lihtne praktika. Kui näiteks keegi ütleb sulle midagi, mis sind häirib, siis küsi endalt. Kui keegi teine oleks seda öelnud, kas see mõjuks mulle samamoodi? Ja kui vastus on ei, siis on see reaktsioon seotud selle inimesega, mitte selle sõnumiga, mis ta ütles. Ja kui su vastus on jaa, siis küsi, miks see mind üldse puudutab? Emotsionaalse küpsuse üks suurimaid märke on oskus olla haavatav ilma kaitsepositsioonita. On täiesti okei tunda. Ära lase oma tunnetel dikteerida su väärtust ega su elu kvaliteeti. Ja vabadus algab sellest hetkest, mil sa loobud vajadusest kõike tõlgendada kui rünnakut. Sa ei pea elama kaitsevalmis olekus, sa võid elada täielikult rahus. Kuidas siis ära tunda toksilisi mustreid suhetes ja lahkuda ilma kahetsuseta? Mitte iga suhe ei ole mõeldud jääma kestma. Mitte iga inimene ei ole mõeldud jääma sinu kõrvale. Ja mitte iga side, mis tundub väga tugev, ei ole tegelikult tervislik. Mõnikord hoiame me kinni millestki, mis meid hävitab, lihtsalt sellepärast, et me kardame lahti lasta. Ja toksiline muster ei tähenda alati vägivalda või karjumist. Mõnikord on see vaikne alavääristamine, süüdistamine, manipulatsioon läbi vaikimise, piiride eiramine, pidev tunne, et sa pead tõestama, et sa oled armastust väärt, või see, et sind hinnatakse ainult siis, kui sa annad rohkem, kui endale lubada saad. Kui sa lahkud ühest toksilisest suhtest, ei tähenda see, et sa oled alla andnud. See tähendab, et sa oled valinud iseenda. See tähendab, et sa enam ei aktsepteeri armastuse nime all pakutud valulikkust. Et sa ei lepi suhtega, mis sind väsitab, vaid sa tahad sellist, mis sind tõstab, väestab. Toksilisi mustreid on võimalik ära tunda, kui sa oled valmis olema aus iseenda vastu. Küsi enda käest, kas ma tunnen ennast selles suhtes turvaliselt? Kas minu vajadused ja tunded on selles suhtes tähtsad või on seda ainult selle teise inimese omad? Kas ma pean pidevalt pingutama, et säilitada rahu? Kas see inimene rõhutab mu väärtust või muudab mind enda varjuks? Kõik need vastused viitavad ebatasakaalule ja see ei ole tervislik suhe, kui sa vastasid jah.
ja sa ei pea ootama, et see suhe muutuks või see inimene muutuks. Sest inimesed muutuvad ainult siis, kui nad seda ise soovivad, mitte siis, kui sina neid piisavalt armastad. Lahkumine ei ole alati lihtne, loomulikult. Eriti kui sa oled seotud lootusega, et see inimene saab kunagi aru, kui väga sa hoolisid. Aga jäämine ainult lootuse pärast võib hoida sind kinni aastaid, jättes sind ilma elust, mida sa tegelikult väärid. Sa ei pea ootama, et kõik laguneks enne, kui sa lahkud. Sa ei pea ootama, kuni kõik saavad aru. Sa ei pea oma lahkumist põhjendama. Piisab sellest, et sa tunned, et see ei ole sulle hea ja sellest, et sa valid omaenda rahu. Isegi siis, kui keegi teine sellest aru ei saa. Ükski kaotus ei ole kaotus, kui see viib sind lähemale iseendale. Kuidas siis rohkem ennast kontrollida ja tunda end iga päev paremini? Väga paljud meist elavad elu nii, nagu kõik juhtuks nendega, mitte nende kaudu. Me ootame paremaid päevi, paremaid inimesi, paremaid olukordi, just nagu rahu ja rõõm oleks midagi, mis tuleb väljast poolt. Aga tõeline sisemine rahulolu ei teki siis, kui kõik välised asjaolud on ideaalsed. See tekib siis, kui sina võtad vastutuse oma seisundi eest, sõltumata välisest olukorrast. Ja kontroll ei tähenda kõikide asjade juhtimist. See tähendab teadlikkust ja reageerimisvõime valikut. Sa ei saa muuta seda, mida teised ütlevad või teevad, aga sina saad valida, kas sa lased sellel ennast mõjutada või mitte. Sa saad otsustada, kuhu oma energia suunata. Ja iga päev, iga valik, kas või pisike, mõjutab seda, kuidas sina ennast tunned. Ma annan sulle paar igapäevast valikut, mis aitavad sul endal paremini tunda. Esiteks, alusta päeva ilma telefonita. Ära lase teavitustel määrata oma meeleolu. Austa rohkem iseennast kas või vaikuse ja hingamisega. Teine, liiguta oma keha. Füüsiline liikumine ei paranda ainult keha, vaid puhastab ka meie meelt. Kolmas, pööra tähelepanu sellele, kuidas sa iseendaga räägid. Kas sinu sisekõne toetab sind või kritiseerib? Ja asenda enesekriitika enesekaastundega. See on ülioluline. Neljas, tee midagi, mis toob sulle rõõmu ja ilma igasuguse eesmärgita. Igasugune loovus, mäng või rahulik hetk võib olla palju ravivam ja produktiivsem kui mõni muu asi. Ja viimane, ümbritse end inimestega, kes annavad energiat, mitte ei võta seda. Ja kui neid sul hetkel täna ei ole, siis ole ise endale see inimene. Kui sa tahad ennast tunda iga päev paremini, ei pea sa kogu elu korraga muutma. Piisa, kui sa alustad ühe väikese otsusega, valida oma rahu. Iga kord, kui sa jätad vahele mõne vaidluse, millel pole mõtet, iga kord, kui sa ütled endale midagi toetavat ja iga kord, kui sa lased minevikust lahti, iga kord sa võidad. Tõeline enesekontroll seisneb selles, et sa ei ela automaatika peal, vaid teadlikult. Et sa ei lase elul ennast juhtida, vaid juhid seda suunaga iseenda poole. Kuidas siis liikuda ohvrirollist välja enese väestamiseni? Me kõik oleme mingil hetkel tundnud ennast ohvrina, sest elu viskab meid keeristesse, inimesed reedavad, ootused purunevad. See tunne, et sinuga lihtsalt juhtub selliseid asju ilma sinu kontrollita, see on täiesti inimlik. Kuid ohvri roll ei muutu probleemiks seetõttu, et sa seda tunned, vaid siis, kui sa sinna kinni jääd. Ohvri roll ütleb sulle, minuga on kõik halvasti, sest teised tegid seda mulle. Aga enesearmastus ütleb sulle,
See, mis juhtus, ei pruukinud olla minu süü, aga paranemine on küll minu vastutus. On vahe süütundel ja vastutusel. Sa ei pea tundma ennast süüdi oma mineviku või tunnete pärast. Sa pead võtma vastutuse oma paranemise ja edasiliikumise eest. Kui sina jääd ohvri rolli edasi, hakkad sa kogu elu nägema läbi ebaõigluse filtri. Ehk iga tagasilöök tundub kinnitusena, et elu ongi sinu vastu. Iga kriitika tundub rünnakuna. Sa ootad, et keegi tuleks ja päästaks sind, annaks sulle selle, mida sa vajad. Aga keegi ei saa seda teha. Mitte sellepärast, et sa pole seda väärt, vaid sellepärast, et ainult sina saad ise ennast vabastada. Ja enesest hoolimine algab sellest hetkest, mil sa ütled ise endale, ma ei saa muuta seda, mis juhtus, aga ma saan valida, mida ma nüüd edasi teen. Vot see on see hetk, mil sa otsustad, et sa ei ela enam reaktsioonide järgi, vaid teadlikult. See ei tähenda, et sa ei tunne valu. See ei tähenda, et sa ei oleks läbi elanud mingit traumat. Aga see tähendab, et sa ei lase nendel valul ja traumal defineerida seda, kes sa oled. Küsi endalt. Kas ma räägin endale ikka ja jälle seda sama lugu, mis hoiab mind paigal? Või kas ma otsin süüdlasi ja otsin lahendusi? Või kas ma elan minevikus või ehitan oma tulevikku? Iga kord, kui sa otsustad vastutada, kas või väikese asja eest, oma meeleolu, oma reaktsiooni, oma päevastruktuuri eest, liigud sa ohvri rollist oma isiklikku väkke. Ja sinu jõud on selles, et sa ei oota enam, et elu muutuks, vaid sa otsustad seda ise muuta. Sest kõige suurem vägi ei ole kontroll olukorra üle, vaid kontroll iseenda üle. Kuidas siis õppida emotsionaalset eemaldumist ehk olla rahulik ilma tuimaks muutumata? Väga paljud inimesed usuvad, et rahulikuks jäämine tähendab tundetust. Et kui sa ei reageeri, ei võta asju isiklikult, siis sa oled tuim. Aga tegelikult on emotsionaalne eemaldumine oskus, mitte ükskõiksus, vaid teadlik valik mitte lubada igal emotsioonil sind raputada. Emotsionaalne eemaldumine ei tähenda, et sa ei hooli. See tähendab, et sa hoolid targalt, et sa ei lase teistel inimestel või olukordadel oma rahu röövida. Et sa ei võta vastutust tunnete eest, mis ei kuulu sulle. See tähendab, et sa kuulad, aga ei võta kõike südamesse. Sa hoolid, aga ei lase teistel sinu tasakaalu kõigutada. Sa tunned, aga ei jupu oma tunnetesse. Seda nimetatakse emotsionaalseks küpsuseks. See ei ole ükskõiksus, see on teadlikkus. Ja mitte kõik ei ole sinu parandada, mitte kõik ei vääri sinu reaktsiooni, mitte kõik ei ole sinu ülesanne. Et selleni jõuda, tuleb sul harjuda endalt küsima selliseid küsimusi nagu, kas see tunne, mida ma praegu tunnen, kuulub mulle või ma olen sellelt kellegi teiselt üle võtnud? Kas ma saan seda olukorda praegu muuta? Ja kui ei saa, siis kas tasub selle üle üldse muretseda? Ja kolmas, kas see inimene või olukord üldse väärib minu energiat? Sa võid olla rahulik ja samal ajal ka tundlik. Sa võid hoolida ja samal ajal minna lasta. Sa võid olla armastav ja samal ajal piire hoida. Emotsionaalne eemaldumine ei ehita sinu ja maailma vahele seina. See loob ukse, mida sa saad vajadusel avada või sulgeda. See on sinu kontrolli all. Ja kõige tähtsam, see annab sulle võimaluse elada hetkes,
mitte pidevas emotsionaalses hädaolukorras. Kuidas siis edasi liikuda vabandamatult ehk ilma vajaduseta oma kasvu kellelegi selgitada? Üks raskemaid, kuid vabastavamaid samme elus on see, kui sa otsustad areneda ja lõpetada selle pärast vabandamise. Kui sina otsustad elus edasi liikuda, isegi kui keegi teine ei mõista seda, miks. Kui sa lõpetad selgitamise neile, kes pole valmis sind isegi mitte kuulama, veel vähem mitte hinnanguid panema. Igaühe kasv on täiesti isiklik. See ei nõua teistelt mingit luba küsimist. Sa ei vaja selleks kellegi teise heaks kiitu. Mõnikord pead sa astuma sammu, mida teised ei mõista, sest nemad ei tunne sinu sisemaailma. Nad ei tea, mis sind öösiti üleval hoiab. Nad ei tea, millest sina oled läbi käinud. Inimesed ütlevad, sa oled muutunud. Sina vastad, jaa, see ongi minu eesmärk. Ja kasv ei ole alati mitte kena. See võib ka valus olla, see võib ka ebamugav olla, täis kahtlusi, täis vaikust, aga see on vajalik. Ja see on see, mille käigus sina õpid. Sa õpid, et sinu enda sisemine rahu on tähtsam kui teiste mugavus. Sa õpid, et sa ei pea olema kõigile arusaadav, et olla terve. Et mitte kõik ei saa sinuga sinna kaasa tulla ja see on ka okei. Kui sina lakkad vabandamast oma enese arengu pärast, vabastad sa ennast vajadusest pidevalt tõestada, et sa oled piisavalt hea või endiselt samasugune ja ikka olemas kõigi jaoks. Sa ei ole enam see, kes alati kõik alla neelab, kõike välja kannatab ja igat normi vaikides talub. Sa oled inimene, kes valib teadlikult nüüd. Sa valid oma rahu, iseenda ja enda arengu. Ja see ei ole isekus, see on vabadus. Sinu tee ei pea kõigile meeldima. See peab meeldima sulle. Sinu elu ei pea olema kõigile arusaadav. See peab olema sinu jaoks parim ja aus ja arusaadav. Nii et palun liigu edasi ilma süütundeta, ilma vabandusteta, ilma ennast tagasi hoidmata. Sest ükski tõeline kasv ei vaja heaks kiitu, vajab ainult julgust. Vot selline info. Ja kui see sulle nüüd meeldis ja kui sina said siit midagi targemaks ja tahaksid minuga edasi liikuda, siis ma tutvustaksin sulle 2 varianti. Minu kodulehel janepitter.ee saab endale soetada 2 koolitust. Üks on siis sisemise rahu leidmine, ehk see on 4-osaline online koolitus, kuidas ma õpetan, kuidas neid kehasse kinni jäänud tundeid lõpuni tunda. See on ülioluline, et saabuks sisemine rahu. Ja kui sinul on sisemine rahu saavutatud, siis täiesti ükskõik, mis ümberringi toimub. Sina elad ikkagi oma õndsas elus edasi. See on niivõrd hea tunne lihtsalt, et tõeline maagia hakkab elus sündima. Ja ma annan sulle ka ühe sellise ägeda koodi. Ma käisin nädal tagasi, see tuleb nüüd sel nädalal välja, podcastis Ausad naised. Ja kui sa kasutad sisemise rahu kursuse ostmisel koodi Ausad naised, saad sa 50 eurose soodustuse. Ma panen selle info sinna alla lingina ka pärast. Ja teine täiesti uus asi on sisemise lapse tervendamine. See toimub 3 nädala pärast, aga täna kuni vist 2 nädalat kehtib soodushind. Ja kui sa ostad siis tänasest alates 2 nädala jooksul selle koolituse sisemise lapse tervendamine praegu minu kodulehelt, on ta 55 euri, siis 2 nädala pärast läheb ta 75 ja 3 nädala pärast toimub ta. Ja kui sa ei saa seal osaleda ega vaadata seda, siis
igal juhul tuleb sulle järelvaatamise link, mis on järele vaadatav teadmata ajaks, nii et selles mõttes ja seal sisemise lapse koolitusel ma näitan sulle, kuidas sa saad oma elurõõmu tagasi, sest sisemine laps ei ole midagi muud kui need lapsepõlve traumad, mis on meie kehadesse salvestunud ja mis on meisse siis mingid piiravad uskumused või mustrid põhjustanud, kuidas siis neid tervendada ja kuidas siis olla oma sisemise lapsega koos õnnelik täiskasvanu elus praegu. Ja kellel tekkis küsimusi, palun pange siia alla kommentaaridesse ja vastan kõigile. Ja praegu ma siin kommentaare ei näe, nii et üks tere on olnud ja tere Ester. Praegu rohkem ei ole. Kui teil veel tekkis midagi, siis kirjutage ja mina väga tänan teid, et te kõik osalesite ja vaatasite ja kohtume siis järgmisel korral kuskil. Tšau!